Kas teate, et Itaalialastel on lõbusõber Cipollino? Kes ta niisugune on see Cipollino? See on väga huvitav olevus. See on Sibula poiss, vaesest Sibula perekonnast, vana Sibula Cipollone poeg, sest sõna Cipollo tähendab itaalia keeles sibul. Cipollino, see on Itaalia kirjaniku Gianni Rodari lõpusa muinasjutu kangelane. Täna on Cipollino tulnudki teilegi külla. Meie etendus jutustab tema seiklusest. Need toimuvad ebaharilikul maal, kus kõik elanikud sarnanevad mitmesuguste puu- ja juurviljadega. Seda muinasjutulist puu- ja juurviljamaad valitseb tige ja rumal prints Citron. Praegu, millal ma seda kõikidele jutustan, läheb Cipollino ise kompsukese seljas mööda tunnusteed sinna, kuhu jalad viivad. Aga miks ta lahkus kodumajast? Mis ootab teda ees? Seda kõike te saate kohe teada. Nüüd hakkamegi koos lehitsema selle rõõmsa ja õpetliku muinasjutu lehekülgi. Tasa juba avanebki eesriie. Sõber Kingsöö, meister, Viinamäe. Ei saa vaadata filmist. Vaata ja valmis ongi mu majake. Näe, ega sa teda kerge vaevaga pole saanud. Jah, juba poisikesest unistasin. Kunagi saan endale oma majakese. Igal aastal ostsin ühe tereskivi. Kuidas siis pole külas kedagi, kes ei teaks, et sa kogu aeg kannatasid tühja kõhtu ja panid majakese jaoks kõrvale? Nüüd aga ongi mul oma väike majake. Nii et hoia ja keela. Ja milleks mulle lust? Ma pole miski tähtis isik. Kas sa püsti tõusta ei saagi? Tõusta? Ei. Kus sa seda? Katus räägisel kardan, et lühata ära oma peale. Seal on mul sirutanud välja nagu koht ja kohus. Ei saa. Aga kui keerad ühe külje peale? Ei saa, juba kitsas on. Sa vähemalt pane jalagi kõverasse, muidu mööda mine, tasma peale. Õigust öelda selle peale ma ei tule. Pole viga vaata, pikka peale sealt endast sisse, aga nüüd ma läksin oma tööd lõpetama. Kas see on teie maja? Jah, olete. Aga kas teil seal kitsas pole? On küll ja veidi kitsa võetud. Aga mis teha? Kui tuleb puhu, on see küll hea. Mis on teie nimi olnud? Kõrlits. Külas kutsutakse mind Kõrlitsa vadeleks. Aga minu majakese kohta tegid külelatud isegi laulukesed. Ehitas maja, Kõrlitsa vadeleks, maja on maja, Kõrlits on jalad ja põnningul pea, kui maja on oma ja seepärast hea. Keldris on jalad ja põnningul pea, kui maja on oma ja seepärast hea. Aga mis on sinu nimi, pisike? Minu nimi on Cipollino. Olen vana Sibula taadi Cipollone Sibulapoeg. Aga kus on sinu isa? Minu isa. Ta on vangis. Printsipuni käsul heidetud pimedasse keldrisse. Mille ees? See on pikk lugu. Meie elasime seda äärelinnas. Meil oli suur pere. Aga on ütelnud, kus on Sibula, seal on ka pisara. Kord sõitis nendest paikudest prints Citron, nende valitseja. Rahvas voolas tänavale teada saada, mis juhtunud on. Ja äkki astus mõisa prints Citroni jala peale. See pisti sulguma. Kohe tormasid mõisa kallale valvurid, panite käed rauda ja viisid vanglasse. Kes on mõte mõttes välja need printsid? Onuke Kõrlits. Ei tea. Kui mina isega hüvasti jätsin, ütles ta mulle. Mine Cipollino maja laia maailma rändama. Õpitud ma petiseid, sulisid ja kelme. Küsisin, miks? Pärast saab isegi
ja aru vastas ta mulle. Nii ma asusin pilti tegema. Trumm, mestera, kõikjal müra, kõikjal kära, majadesse, hoovidesse, kõikjale ma vaatan sisse. Oh hädaselt tuleb senior Toomat. Kes Olen see? kadunud. Kes see niisugune on? Siinse mõisa omaniku Ahina Kirsilossi valitseja. Peiden Cipollino. Ma ei pea neid peitima, ma pole talle midagi teinud. Kuidas sa julgesid ehitada oma majakest siia? Ma sulle näitan, kuidas rikkuda seadust ja suruda leskmaestrafina Kirsi. Egel lausus, et looja maja ehitamiseks andis mulle ära Kirs isiklikult. Graaf Kirs! Ta on juba 30 aastat surnud, rahu tema põrmule. Aga ülejäänud ütleb sulle advokaat. Hei, senior Herdetera, advokaat, kuhu te jääte? Olen siin teie kõrgeausus, olen valmis teenima teid kõrgeausus. Öelge sellele rumalale vanemehele, et seaduse põhjal peab ta viivitamatult selle maja ära kolistama. Otseklema tõttu öelda. Mis tõttu öelda? Kui te olete advokaat, tähendab minul on õigus, võite minna. Kuulen teid kõrgeausus. Kas kuulsid, mida ütles advokaat? Ta ütles niisama palju kui mitte midagi. Kuidas sa veel julgesid vastu vaielda, õnnetu? Teie kõrgeausus, ma ei tea mingi suudki lahti. Aga kes siis seda ütles? Kelm sõi vaata ette, et sa tegevusest lõhke ei läheks. Kes sa õige oled? Mina olen üliõpilane. Või nii, mida sa siis õpid? Ma õpin tundma pilliseid tulisid ja kelme. Praegu oli üks seda meditsiku tee peale sattunud. Kes on? Näita mulle teda. Suurima hea meelega. Vaadake siia peeglisse. Aga see olen ju mina. No küll ma sulle näitan, küll ma sind tutistan. Nii, tõmmake kõvemini. Mis paneb silmi nii hirmsasti kipitama? Ma ju nutan, pagan võtaks. Mina olen sibul, aga auditele, kus on sibuled, seal on ka pisar. Sibul on see vastik, ma ei salli sibulat silma otsaski. Kõrviks, sind on hoitatud, koristajad siin, aga selles majas hakkab elama minu uue koer. Mastino, siia! Kutsusite mind peremees. No vaata sa mul, teen ja ausalt. Kuulen, hakkan panema laiputult. Aga ühesõnaga, nüüd saavad siinsed elanikud alles tundma, mis tähendab mind mitte austada. Aga sulle, Sibul, lähvad nüüd... Aga kuhu siis miina jääb? Kui sa tahad katust pea kohal, võin sulle pakkuda vangikongi. Aga sulle, Sibul, sind on hoiatatud. Sinule veel lähevad veel need minu pisarad kalliks maksma. Tubli poiss, Valmi, saapaliiste nimel leidus ometi julge mees, kes pani senior Tomati nutma. Kus on see julge? Siin toon ta nimi on Cipollino. Anna ma käsi, noor kangelane. Minu nimi on Pirn, nagu näed, olen pillimees. Aga miks 2 korda kirjutad? Väga lihtsalt. Mina olen ise Pirn ja minu viiul on tehtud küpse Pirni koorest. Aga see on ju kõigest 1,5 pirni. On, aga pea sellel poisile arvutab nagu professor Puhher. Sul on õigus 1,5, aga ikkagi kutsutakse mind Pirniks, ümmargune arv. Sellepärast sinu järel lendab nii palju kärbseid. Pirnid on magusad, seda ongi vaja kärbestele. Ära imesta, mu sõber, nad lendavad alati mu järel suurte ja paksude pilvedena. Aga minu viiul kõlab ikkagi hästi. Kuulake. Oodake, ma mängin talle ühe vengu, kas kellelgi on Niina tubaka? Ei ole. Mul on unerohtu. Väga
väga hea, andke see mulle mingi ära. Ma saan ise selle kõrvase valvuriga hakkama. Milline palavus. Mida ma täna hommikul sõin? Mul on tunne, et mind kurgus peab tuli. Kui veel saaks kuskilt apelsini jooki. Ei, Jomsikas, mis sul see pudelis on? Hea hästi vesi. Ütle, kuidas sa jood, et vesi ei vähene? See on võlupudel. Vesi temast kunagi ei vähene. Kuule, kas sa annad mulle ainult ühe aitsa lonksugi sealt pudelist? Ühe lonksu, joo nii palju kui tahad. Urgi, aitäh. Juba tühi, aga sina veel siin neid pudele möödud. Siia! Tuleb tegutseda kui koer magama. Nüüd ei äratada isegi minu viiuli helid. Peame majakese ära peitma. Sul on õigus, aga kuhu peita, et oma seda ümbeks ei leiaks? Kanname maja metsa, peidame sinna. Aga kas ta ei laugune? Jälle niiske. Oh, siin küll meile sinna välja ei mõtle. Hei, tütar laps, mis su nimi on? Redis. See on kõigi veetaja tüta, teadnud lugu. Kas sa aitaksid mind ja annaksin enda käru? Hea meelega aitate, et jälle ka rohkem. No, rääkida koos. Mis see siis on? Maja ei ole. Kuhu ta jäi? Ja kus on Penny? On maha heitud ja nüüd noskab. Hei, senior Mastino, ärgake üles logeleja. Urgi, kes mind porgib? Tere hommikust. Urgi, kuidas te võite ärgitada? Majakest ei ole. Kuidas ei ole? Tõepoolest, ma olen kadunud. Tuleb hoiatada senior Tomatit. Jookseme. Järgmine palun, kas te ei saa püüpraadi? Suuremat, hea meelega käskige tuua. Maasikas, too kiiresti püüpraadi. Kuule, õune eest pole paha hoodet võtta. Teie hiilus, mul on rõõm teile teatada, et kõik mässid on kinni võetud ja pandud istuma maa alla kongi. Väga hea. Ei õnnestunud taguda ainult kõige suuremad mässid, mingisugust Tšipolinot, kellest ma juba teile rääkisin. Ta ei tohi jääda kodusse. Teda peab kutsuma päeval ja öösel. Aga kus on selle kõrvitsa majake? Majakest ei õnnestunud leida. Otsige, tuleb kinni võtta Tšipolinat, tuleb leida majake. Saab täidetud, see parm laastab Finna Kirsi. Ta võib süüa ära terve lossi, niisama hästi kui taldrikud teie makaron. Kuidas te teda annasite? Kallis palun. Te teate, ma saas vähesega hinda. Ma magan vähe, ma magan ainult öösel ja siiski vaid 1 tundi. Magada tähendab kaotada aega. Kui ma magan, siis ma ei söö. Aidake appi! Ise jäi otsustades, suotses ärgatame auväärne suune härtseg mandarin. Maasikas! Alati ta kaob kuhugi, see vastik tüdruk. Ma olen siin, senior Rahvahinna. Ning kõrgis sündinud härtseg
lubage öelda tere hommikust, kallis tädike, senior Apelsin ja senior Mandari. kuidas sa täna käitusid? Hästi, uurisin terve hommiku kärbse eluviisi. Nüüd just sellest algabki. Alguses võetakse kärbseid, siis ämblikke, siis kasse ja siis juba kõik loomi. Pärast unustatakse õppimine. Kes ei õppi oma õpetajatki, see ei või olla eeskuuli poiss. Ja kes ei ole hea poiss, sellest ei saadaks isiku minu taolist. Ei minu taolist. Siit moraal, kui tahad saada tähtsaks isikuks, ära kunagi võhi kärbseid. Aga nüüd, mine õppima. Mul on õpitud. Õpi veel. Ära puudu raamatut, kas sa ei saa aru, et see neid rikub? Aga kuidas ma saan ilma raamatut õppida? Õpi mälu järgi. Arvustusväärsem tädike, lubage mind, ma tahtsin teid väga paluda. Mis? Mida paluda? Lubage mul hakata käima külakoolis koos kõikidega lastega. Mul on siin nii igav üksinda. Kuidas? Rahine Kirsi venna pool peaks istuma ühes mingis talulastega. See ei juhtu kunagi, mitte kunagi. Ma ei luba, et püksi, mida kandis Krahv Kirs ise, nihitakse mööda hööldamatu koolipinge. Appi, hoidke mind kinni. Ma ei taha öelda, see Apelsin sai kõik magusnoidud ära. See oli endaliga mulle vähe. Palun teid, signoorid, võõraste tuppa. Seal me arutame seda korralagedust. Maasikas, silmapilli purista laua, vii kõik ära. Kirsike, pea meeles, et karistusesse saad ilma lõunata. Peale selle, noor signor, täna jalutades parki. Ärge unustage korrata, ma olen pahasti kasvatatud poiss ja nii 1000 korda. Ma olen halvasti kasvatatud poiss. Oh, kui õnnetu ma olen. Olen halvasti kasvatatud poiss. Linde vaadata ei tohi, kalakestele ära lähene, olen halvasti kasvatatud poiss. Signor Kirsike, siin on selle tükk pirukat. Aitäh, maasikake. Sööge kiiremini. Maasikas, kuhu sa kadusid? Maasikas! Oi, nüüd ma alles saan. Ma olen halvasti kasvatatud poiss. Kui lahke see maasikake on, ma olen halvasti kasvatatud poiss. Kõige lahkem kogu lossis, ma olen halvasti kasvatatud poiss. Hei, senior Kirsike! Kes mind hüüab? See olen mina. Tervist, senior. Mul ei ole au siin teid tunda. Kui teie tulge lähemale, ei saangi tuttavaks. Ma ei tohi, mul on keelatud külalastega suplusesse astuda. Kuid mina olengi külalaps ja teie juba hakkasite minuga rääkima. Kui nii juba juhtus, siis ma kohe tulen teie juurde. Ei, juba parem mina tulen teie juurde. Ütlege palun oma nime, senior. Minu nimi on Cipollino. Mul on au teid tunda, kellest olen kuulnud nii palju. Kellelt siis ütelge palun? Senior Tomatilt. No tema ei saanud minust midagi head rääkida. Muidugi mitte, sellepärast ma arvasingi, et teie peate olema head ja näen, et ma pole eksinud. Suurepärane! Sel juhul, miks me ütleme teineteisele teie nagu vanatulkondlased, hakkame parem ütlema sina? Hakkame! Kuule, Kirsike, mina tulin siia aitama oma sõpru. Tuleb päästa kõikide Tomat vanglase ehitist taatsamid aidata. Muidugi. Väga suurepärane. Kas sa tead, kus on keldri võti? Tomat kannab seda kogu aeg kaasa. Meil on vaja muretseda võti. Vaata, sulle, Cipollino! Hoiate Mastino! Hoian! Päästa Kirsike, päästa enne! Hoia poisid ülti kõvemini! Hoian! Ei, ärge puutuge teda, ta on arreteeruge parem mind. Ärge puutuge Cipollino, ta on ainus sõber. Ei, vastupidi, et näidata oma võimu tema üle, panen ta istuma kõige alustamasse keldrisse. Viida ära, Mastino.
endalt temaga arveid. Asjad olid Kirsigi pisarad, tema palveid ja nutt. Tigi senior Tomat viis teda kõige pimedamasse ja sügavamasse keldrisse. Te vist olete juba aru saanud, et neist kuulus kõik Grafinna Kirsile. Ta oli külalossi, maagia, isegi kellatorniku kiriku valitsejaks. Grafinna Kirsi lossi ülem senior Tomat kiusalt julmalt taga kõigi elanikke. Nii näiteks kuulutas ta, et isegi õhk kuulub Grafinnale. Sellepärast kõik, kes hingavad, peavad maksma talle maksu. Tasus on kellelgi kehvikutest Tomati juuresolekul sügavalt ohata, kui see kohe maksu sisse nõudis. Kuid varsti näis talle, et ka sellest on veel vähe. Kui Grafinna Kirs on õhuvalitsejaks, arutas ta, siis tuleb teda tunnistada ka vihmavalitsejaks. Nii seatigi juul ja puuviljamaa sisse uued maksud. Hariliku vihmasaju, paduvihma ja äikesevihma eest. Niisugune on see senior Tomat. Ja nüüd te saate aru, mis ähvardab Cipoliinot, kes tema käsul on vangistatud, mis ootab Cipoliinot, millega see kõik lõpeb. Jah, ütlege palun, millega see kõik lõpeb, te ju teate muinasjutu lõppu. Kirsike, kuhu sina siis kadusid? Grafinna otsib siin kõikjal. Oota! Senior Peterson jookseb mööda lossi ringi ja karjub. Kirsike, kus sa oled? Lähme siis ruttu. Kas sa siis ei näe? Siin on senior jutustaja. Oo, senior jutustaja. Meil on nii kahju vaesest Cipoliinist. Öelge meile, millega see kõik lõpeb? Muinasjutud võivad lõppuda väga mitut moodi, paljugi oleneb. Kellest? Millest? Sõprades, kui Cipoliino on tõelisi sõpru, siis need ei jäta teda hätta. Tõelised sõbrad? Oh, senior jutustaja, tal on tõelisi sõpru. Seda me näeme, aga niigi ma ütlesin teile rohkem kui tarvis. Minge. Muinasjutu lõpp ei ole veel lõpuni veel kaugel. Tal on sa sõpru! Jah, igaühel, kes on aus, õiglane ja julge, leidub maailmas sõpru. Kuid kas nad saavad meie Cipoliinot aidata? Sest vangla, kuhu ta on suletud, asub sügaval maal. Rauastuks on kõvasti lukustatud. Tema kongi ei kosta ainsatki heli, ainult hiired sahistavad nurkades. No mis siis ikka, senior Tomat, seekord õnnestus teil mind kõrvaldada, kuid palun, ärge arvake, et ma väga ehmatasin ja praegu siin pisarates ujun. Ei, see pole kaugeltki nii. Sõbrad ootavad mind, loodavad, aga mina olen siin vangis. Kes nüüd neid välja aitab, kes päästab nad? Peab midagi tegema, aga mida? Hidi ronib siia, kes see võiks olla, sõber või vaene? Võtku, kuhu ma sattusin? Kas siin kedagi on? See on liiga valge. Ma olen harjunud elama pimeduses. Nüüd te teate, et senior Endast mõistetavalt noormees. Aga mina olen Cipolino, olen senior Tomati vang. Tunnen teile südamest kaasa. Öösel ja päeval peate viibima siukeses valges ruumis. See on ju tõeline piin. Vist te ikka, senior, muid minu arust siin on küllalt pime. Te suvatsete naljatada. Teisiti ei saa ma seda mõista. Muide, kuidas te ütlesite olevat oma nime? Cipolino? Miks mulle see nimi nii tuttav on? Nagu ma oleksin seda kuskilt kuulnud. Ja sugugi mitte ammu. Oodake. Seal ta ongi. Muidugi. Kaevatas uut maalust käiku, mis tõi mind siia. Kuulsin sealt kellegi hääli. Hääli? Seal parem. Ma selgesti kuulsin, kuidas keegi raskelt tohkas ja ütles, kus on küll meie Cipolino, tuleks ta meile kiiremini appi. Senior, kas te saaksite mulle näidata, kus need hääled kostsid? Saagi aru, kus on hääled, seal on inimesed.
kus on inimesed, seal on valgus. Maailm on üsna halvasti korraldatud. Senior Mutt, see tähendab, et ei kavatse kaevada uut maa-alust käiku. Noh, noormees, ma kordan, seal on kahtlemata valgus. Senior Mutt, ma olen kuulnud ühest väga pimedast turkast. Minu arvutuste järgi peaks ta asuma just paremal. See on kõige pimedam koht maailmas, seal pole üldse valgust. See ei kõla eriti veelvalt. Vanteele, minu arvustuste järgi peaks asuma ta just paremal. See on kõige pimedam koht maailmas, seal pole üldse valgust. Aga öelge parem tõtt, milleks teil just sinna on vaja. Hästi, senior Mutt. Mina ka arvan, et oleks hea öelda teile kogu tõde. Asi on selles, et hääled, mida te kuulsite, on minu sõprade hääled. Nad kostsid maalasest vangi kongis, kuhu neid heitis senior Tomat. Jälle see Tomat. Mul on temaga vanad arved õiendada. Ta lõi mu vanaisa kepiga, vana Mutti. Aga nüüd ta heitis vangi kondi mitte milleski süüdi kehvikud. Ja te loodate seda teha minu abiga? Just, senior Mutt. Te olete juba nii hea ja kaasite käiku selles suunas. Praegu ma panen teid kaevada edasi. Mul on vaja nende sõpradega kohtada. Koos meil on lihtsalt vabastuse pääseda. Hästi, olen nõus. Ma uuristan uue käiku, mis viib teid meie sõprade juurde. Kas tõesti ma varsti näen oma sõpru ja siis oleme kõik jälle koos? Ah, senior Mutt, kui õige ajal te tulite. Aga kõrvitsa vader, ta vist ikka ohkab järgi mu maeke. Mu vaene maeke, aga pirn, ainult et hiired tema viulit ära ei sööks. Ja meister Viinamari on ka nendega. Oh, nad ei tea, kui lähedal ma nendele olen. Saaks on kirjalik. Kus sa oled, Cipollino? Ma ei näe midagi. Ma olen siin, senior Mutt, mis juhtus? Ma oleksin ääre pealt pimedaks jäänud. Niisugune tuli lõimas sinu sõprade kongist. Tuli? Kus sinna võis saata tuli? Sel samal minutil, kui ma jõudsin kongi juurde ja pistin sinna oma pea, keegi sinu sõpradest, tont võtaks teda, süütas tiku, kujuta ette, tiku! See põles saatanliku leegiga, aga oli, kuidas ta oli. Kõik on uuristatud. Palun ärge pahandage, senior Mutt, kes võiks teada, et nii juhtub? Sinul on lihtne rääkida. Mul on ikka see hirmus pilt silmade ees. See ma võin turgida nende kongi. No milleks ma siis nii pingutaksin? Tule mulle järele. See on ju sama uks. no muidugi, see viib otse maa alla. See on raamatu. Seal piinlevad mu kaasmaalased, Krehvik Kõrvits, Kingset Viinamari ja vana pillimees Pirn. Aga kus on kond, kuhu Cipollino kinni pandi? See on veel madalamal ja sügavamal. Ma kogu aeg mõtlen, kuidas aidata Cipollinot. Aga kas ei saaks paluda su tädi Grahvinna? Võib-olla ta harastab neile. Tädi, ta on ju Tomatiga samal nõul. Mul on nii kahju vaesest Cipollinost ja kõikidest teistest. Mul tuli meelde. Mis sul tuli meelde? Sel päeval, kui Cipollinot kinni võeti, ta tuli ju lossi, et päästa sõpru. Noh ja siis? Sel päeval ta ütles, vaja muretseda võtti. Näppaga Tomatilt võtti. Jah, kuid Tomat ei lahku sellest kunagi. aga kui Tomat magab, Siis peinab võtme kingasse, aga tead mis? Tomat teeb pärast lõunat uinakut, valumeks. trum-trum. Ta tuleb siia, peidan selle ees siia taha. Senior Tomat, nagu te käskisite, tõi teile tordi teie tuppa. Sa tegid väga hästi, muidu see suur söödik parun apelsid sööb ära kõige magustoitu portsjon. See on tüdruk Maasike. Selle eest annan sulle konfeki paberi. Möödunud aastal oli seal karamellkonfek rummiga
see on väga maisev paber, seda võib nuusutada ja isegi limpsida keelega. Tänan annanlikult, senior Tomat. 5 aasta teenistuste jooksul. See on juba 4. kompveki paber, mis te mulle kinkisite. No näed siis, kui hea peremees ma olen. Aga nüüd mine, mul on ees tähtsad asja aimised. No, avame ukse maa-alusesse keldrisse. Tee heldust avasid ukse just õigel ajal. Senior Herne Tera, te pidite viibima vangistatute keskel, aga selle asemel olete te siin, ukse juures, mis see tähendab? Selgitage! Senior Tomat, te ei oska endale ette kujutadagi, kui raskesse olukorda ma sattusin. Te pidite viibima vangistatute keskel, te pidite teestlema, et olete nende sõber ja välja uurida, kuhu nad peitsid seda kõrvitsa majakest. Aga teie selle asemel! Ma pole süüdi. Nad ei osutunud nii usaldavateks ja lihtsameelseteks. Nad hakkasid meid kohe kahtlustama. Mu sõnad oleksid pidanud liigutama mu kivisüdant, aga nemad ainult naersid. Siis hakkasin ma nutma, uluma ja pillima. Ma vanusin nii palju pisaraid, et nendega oleks nüüd täita basseini. Tead küll selle, kus tulevad kuldkalakesed. Võtku see basseini, mis oli edas! Kõik mu püüdlused asjatud. Lõppes sellega, et nad... No, mis nad tegid teie? Nad lükkasid end välja. Küll sellele viinamarjul on rasked rusikad. Saavutada vangistatute usaldus on suur kunst. Te osutusite end andetuks ja nürimeelseks. Üldse, ma olen ammu seda rääkinud ja imestan, kuidas Grafinna usaldub teile enda kohtuasjad ja te saate sellest korralikku sissetuleku. Ma räägin temale sellest asjast. Halastage senior Tomat. Ärge jätke vast külaadvokaati tükist leivast. Koristage mu silmis! Aga muide oodake, varastage paberikirjas sulele. Teil tuleb teha ülekuulamise protokoll. Minge! Mis teks küll Grafinna kirsilma minuta? Kogu loss püsib ainult tänu minule. Ei ole aega süüa isegi tükikest torti. Hommikust õhtuni olen jäänud. Ei ole aega. Hommikust õhtuni olen jäänud. Silmi sulgemata. Ei ole aega istuda ega heida pikali. Aga kus on tänu? Ma küsin, kus on tänu? Ma mõtlesin, et ma suren hirmust. Ma kartsin ka sinu pärast. Kas ta magab? Kas sa siis ei kuule? Aga kui ta ikka ärkab? Mis sa nüüd? Teda ei ära isegi kahuripauk. Võti on tal kingas. Kummas? Pole teada, peab mõlemad ära võtta. Mine ruttu ava uks, mina karvan, et keegi ei tuleks. Aga kui ta ikka ärkab? Siis liutan talle kandikuga. Hoia kinni, püüa! Olen teie teenistuses. Kas te siis ei näe? Senior Tomat magab. Ta on nii väsinud vaasjake. Te ei lubanud end segada. Ta arvatavasti näeb und. Senior Tomat on väga pahane, kui teda segatakse ja ta ei jõua oma unenägu lõpuni vaadata. Minge ära, minge ära! Ja küll ma tulen pärast. Sain tast ometi lahti. Suur aitäh! Olge tänatud. Aitasite meid hädast välja. Tšipolino, aga kuidas sina siia sattusid?
tal õnnestus pääseda sõprade juurde. Vanemad uuristas minu jaoks maa-alused käigu. Aitäh, sõbrad, ma unista seda kunagi. Varsti näeme jälle. oi, ärkab, pane ruttu võti tagasi. Hommikust õhtuni olen jalul. Silmi sulgemata ei ole aega isegi istuda. Senor Delitera, tulge siia! Olen teie teenistuses. Käsib, senor. Minge maa alla ja tooge siia vana kõrvits. Alustame temast. Vanamees on arg, töötustab mulle kõike. Ma panen nad kõike siin tunnistama. Nemad peitsid kõrvitsa majake. Nemad annavad ka mulle seda tagasi. Teda pole seal. Kõrvitsat ei ole! Kuhu ta siis jäi? Ega ometi hiired pole teda ära söönud. Seal pole kedagi, nad kõik on jalga lastud. Jalga lasknud! Valetate! Sellest kabrist pole veel keegi ära jooksnud. Te olete valelik, kas kuulsite? Teosus, palun oma tindipoti juures olekul kongo on tühi. Siis tooge siia Tšipolinot salaurkast. Tema juba mu käest ei lipsa. Teosus, Noh, mis veel? Teosus, palun ainult ärge vigastage. Mis on? Tšipolino on ka kadunud. Tema urkast on kaevatud maa-alune käik siia kongi. Nad on kõik kokku saanud ja ära jooksnud. Needus. Toibuge, Teosus. Lossi saabub prints Sidrun, kohe on ta siin. Oi, üks, kaks, valvet, vabalt. Siin on minu ustav teenik, senior Tomat, ja temale me tabasime kõik messeid. Ma kuulutan teid aadiseisusesse. Milline heldus! Kas teie kõrgus võib isiklikult mingi üle kuulata? Ise üle kuulata. Kas kõrgusel maksab viitada kallist aega? Maksab. Nad ei ole nii väärt. Nad ei ole väärt niisugust kallistamisväärset saatust. Kutsuge nad. Halastage teie kõrgus. Nemad ei ole seal. See on märss, reegmine ja te olete märssajate peale. Te ei ole enam aadlik. Mässed vabaduses, milline hõudus? Kuulutan välja mobilisatsiooni. Hemsov parun apelsi, hemsov mandarin. Ma määran teid kindraliteks. Palun määrata mind toidumaadega varustamine saasatehingus. Hästi, te kogute külla toidumaana. Hemsov mandarin hakkab juhtima armeed. Appi, ma tahan surra! Milline on? Ta tahab surma keskja eest. Andke mulle teised vagnid, apelsin on paremal, ma kogu hüppan alla, pea ees! Uued pagunid saate siis, kui võidate esimese sõja. Rünnakule! Sõjavägi ootab teie käske! Aga kus on sõjavägi? Siin ta on! Sõjavägi parempool. Just nii, sõjavägi vasakpool. Just nii, Sõjavägi edasi. just nii, Sõjavägi tagasi. just nii. Meie suguvõsa on alati pääsnud hiilgavate sõjaliste andmete poolest. Tee hiilgus, julgen ette kanda. 2 kindralit ühe sõduri kohta on natuke palju võitu. Kas võiks nende arvu vähendada ja nende ülbust kahandada? Vait! Maa, Priit Sidrun, maa! Mida ma kuulen? See on seal! See tähendab, et Märsaja on ka seal! Argpüks ei käinudki vangikongis! Uskuge mind. Kindralid, rünnakule! Tee mingi esimesena. Ei teie. Oh teid küll, sõjamehi! Korke kõvemini! Nad tulevad tagasi! Meil ei jõua hoida! Kõik on kadunud. Meil on vaja
aga ise kukkusid sinna sisse. aga kuidas teil õnnestus nad sinna meelitada? tõepoolest, kes karjus maha prints Sidrun? kas te siis mind häälest ära ei tundnud? see olite teie, senior Mutt. Endastmõistetav. pärast pääsesin tagavara käigu kaudu välja. ometi maksin kätte Tomatile oma vanaisa vanamuti ees. ah kui hea, kui kõik vaenlased on lukku taga. Tomati asemel valime endale vanema. Viina-Mari, sina hakkad meie vanemaks. olen nõus. oh, aga minu Maeke. nüüd ei saa seda keegi teilt ära võtta. aga meil on veel palju teha ja kõigepealt peame päästma minu isa. aga Mastino, mis me teeme ka teeme? sõbrad, võtke meid endi juurde. selline on siin osaks ainult hoobeed. hea küll, Mastino, sa hakkad elama ja külas valvama külvitsama jääkest. Au, torre. aga kes hakkab lossis elama? Loss ei jää enam endiseks lossiks, sellest saab lastepalee. siia tuleb saal igasuguste huvitavate mängudega, nukkuteater, kino ja muidugi ka kool. kas mina hakkan ka koolis käima? muidu kõik, sina, Redise, Maasikas. aga mina? muidugi sina ka, meiega koos hakkame istuma ühes pingis. oh, kui õnnelik ma olen. nüüd tantsime selle rõõmu puhul. Меланхоличный танец. Esimene koli